Tere! Täna püüame siis õppida HTML-koodi istutamist ehk embeedimist oma kodulehele. Oleme teinud siin Learning Appsis mitmeid mänge ja harjutusi. Oleme teinud endale Webnode'is kodulehe ja nüüd oleks soov neid oma kodulehele tuua. Selleks logime sisse kodulehele, kuna meil on juba koduleht loodud. Logid oma Gmaili kontoga. Kindlasti ei salvesta ja teeme lahti endale editeerimise ehk toimetamise keskkonna. Selle lingi pealt avaneb sul päris koduleht. Siin on minul see proovikoduleht uuesti tehtud. Leida sa saad siin endal editeerimise keskkonnas. Nii, olime loonud just teiega, kas läheme siit, aga siin võtame selle maha. Nii. Olime loonud endale kodulehele just niisuguse lehe, kuhu saame oma tööd siis istutada, kas linkida või HTML-koodi näol kleepida. Teeme selle kodulehe siin lahti ja see jääb meil ootele. Nüüd aga logime Learning Appsi sisse. Meil on ka siin kontod loodud, kõik me läheme loodud kontodega. Ja oleme leidnud endale mitmesugused oma äpid üles. Klõpsi siin, leiad enda tunnis tehtud äpi. Ja kui me nüüd võtaksime siin oma töö, mis veel meil kodulehe peal ei ole. Otsingi praegu meie viimast tööd. Teeme nii, et ma võtan selle siit. Nii. Küllap see ongi meil tänane loodud töö. Klõpsi siia keskele, mitte siia lingile. Meil tuleb see mäng lahti. Ja me ei pruugi siin seda mängima hakata, aga kui siit kerimisribaga nüüd ilusti alla kerid, siis on meil näha, kus on meil veebilink ja kus on meil manustamise võimalus siin niisuguse koodi näol. On ta siis meil uhke liikuv ruudustik ristsõna kodeeritud. Seda me just soovimegi endal kodulehele tuua. Kui sa teed siia ühe paremklõpsu või siis saad võtta endale kopi. Läheme võtame nüüd interneti kodulehe ja meie soovime siia luua endale uut. Seda oleme juba siin kasutanud, ainult et mul on pealkiri veel muutmata. Oligi tunnitöö siin. Nii, publitseerin selle ära ka, aga me soovime ju nüüd teist harjutust teha. Leiame, siin on meil olemas ettevalmistatud tekstiväli. Võtame selle mutrivõtme ehk tööriista, teeme selle lahti. Ingliskeelne tekst võiks nüüd asenduda meie eestikeelsega. Matemaatika teisele klassile, see oli ka ristsõna. Nii. Ja nüüd selle ingliskeelse teksti kustutame ära, teeme aktiivseks kustutusklahviga, aga kuna me võtsime Learning Appsi selle mängu koodi, siis meie peame andma võimaluse selles keskkonnas nüüd ka koodi kleepida. Siin on nüüd tööriista laiendamiseks kõrval üks nupukene ja niisugune HTML-koodi kleepimise võimaluseks klõpsime omakorda sellele väiksele tööriistale. Ja nüüd teeme siin parema hiire klõpsu
ja kleebime. Kui me nüüd soovime endal siin ka mingit märksõna panna, mis kodulehel on väga kasulik, no siis panemegi siin näiteks ristsõna. Võime panna matemaatika, mis võimaldaks sul lihtsalt pärast seda harjutust ja mängu mahukast kodulehest leida ja publitseerime ära. Niimoodi on meil nüüd ilusasti see eestikeelne mäng meil peal, aga hetkel on tarvis ka see meil ära vahetada. Iseseisvalt saad juhendi järgi ilusti hakkama sellega. See, et siit saaks meil inglise keele asemel eestikeelne, sama mis meil siin on, näiteks minu tööd ja harjutused, nüüd on tarvis meil minna siia üles menüüriba peale. Klõpsi siin artiklite juures valikunoole peal ja klõpsi selle news valikunoole peal ja leiame siit rename. Nimetame ümber ja kirjutame siia minu harjutused ja tööd. Minu harjutused, sobib ka lihtsalt need. Ja paneme OK. Näete, korras. Nüüd aga meil on kindlasti vaja jälgida, et see publish nupp tuli ja soovib meil avalikustada. Nüüd aga, nagu ma olen ütlenud, kasulik oleks, kui sina võtad siin praegu CMS, see on meil toimetajakeskkond, aga võtame siit oma kodulehe ja teeme endale teise interneti lahti, kleebime selle kodulehe aadressi, siis näed sina nii, kuidas ta meil välja näeb. Esileht, nii minu tööd ja harjutused, näed matemaatika ristsõna teisele klassile. Ja näete, saamegi mängima hakata. Ja kui sinul ta nii õnnestus, oled tubli ja võid julgesti hakata oma teisi learning äppe siia kleepima. Mänguks läheb meil lahti klaviatuuri peal mängides. Nii, jõudu!